eest. Tere, kallis kogudus. Halleluuja. Jeesus on ikka issand, on ju? Vabandan oma eesti keele eest, nagu ma tihti seda teen kuskil heas koguduses. Eesti keel ei ole minu emakeel, aga ma venelane ka ei ole. Võtke lõdvaks. Okei, täna vene keel üldse ei ole moodne nende viimaste aastadega, aga Jumala abiga me lähme edasi ja keegi tuli tagasi. Ma kuulen ennast võimsasti. Okei. Minu nimi on Nikolai Rütkinen. Ma enam ei ole vene tööpraust. Juba ma olin selles asendis, selles ametis. Ma olin rohkem kui 20 aastat. Jõudsin seda ära anda. Pastori teenistuses ma olen natukene rohkem kui 30 aastat. Jumala abiga ja tema armu läbi. Ja ma juba teie pastorile olin öelnud, et te olete üks väga huvitav, riskantne kogudus. Miks pärast? Selle tõttu, et te ikka jätkate mind kutsuma. Paistab, et teie usk on ikka suur. Mitte kuskil ma ei kõnele nii palju või nii tihti, kui teie koguduses eesti keeles. Viimati ma kõnelesin teie keskel eesti keeles. Et ära võtke pahaks, kui mõned sõnad lähevad täitsa viltu, sest ma täitsa usun, nagu pastor juba ütles, et eesti keel veel areneb. Et võib-olla te täna kuulete mõned uued sõnad eesti keeles. Sobib. Väga hästi. Täna ma teen midagi erilist, mida enne ma olen vihkanud. Ma ei mõtle praegu jutluse kohta, aga mõnikord ma olin suure konverentsidel Kiievis näiteks, kuskil Ameerikas või Soomes või Venemaal, Minskis. Ja kui mõni jutlustaja tuleb välja, ta toob oma raamatud ja hakkab need raamatud reklaami tegema nendele. Ja siis ma mõtlesin, no vot, läks pihta oma raamatud. Kas ta ei saa seda niisama müüa, miks pärast ta peab reklaami sellele teha? Te ju teate, et reklaamid on vaja seda, mida sa müüa ei saa. Ja siis ma olin kogu aeg niisugune mitte eriti positiivne selle asjale, kuni ma ise kirjutasin ühe raamatu. Ja nüüd ma muutsin meelt, et ma muutsin meelt ja peaaegu parandasin meelt ka. Ma kirjutasin raamatu Kiihlus, sild õnneliku peresse. Ma täitsa usun, et niisugune raamat peab olema mitte ainult vene keeles, aga eesti keeles ja praegu see toimetamine seal käib. Ma olin otsinud tõlkija Valeria Viljandi, helilooja Hermond Vahtel ja luuletaja Julia Žavaronok. Aga kahjuks ma pole leidnud neid. Paistab, nemad jäid kuskil seal, endise ajastuses. Leidsin mõned teised inimesed, kes aitavad mind tõlkida seda vene keelde. Eesti keelde, vene keeles eesti keelde, jah. Raamat juba läks, mõned raamatud läksid Armeeniasse, Valgevenesse, Moldovasse ja siis Ukrainasse ka, mõni pastoritega kui kingitused. Me olime jaganud need raamatud, peaaegu 300 raamatut tasuta noortele, kes oli käinud MK United suure noorte konverentsil siin hiljuti, eelmisel kuul. Ja kui ta tuleb välja eesti keele, siis me jagame neid suve KNK suvelaagris, kus on niisugune ka noorte suur üritus. Proovime jagada neid seal. Miks pärast ta üldse ilmus? Ütleme nende aastadega, mis ma olin näinud, ma proovin seda lühidalt teha. Ma olin näinud, et
et need pered, mis lähevad lahku, see protsent kristlaste keskel on enam-vähem nüüd sama kui mittekristlastel. See on peaaegu iga kolmas pere läheb lahku kristlaste keskel. Ja olles juba pastor mõni aeg Jumala abiga, mõned need paarid, mida ma ise olin laulatanud, ka läksid lahku. Ja mõnikord, mitte mõnikord, tegelikult iga kord ma võtan seda väga isiklikuks, et niisugune tunne, et ma midagi pole teinud hästi. Et ikkagi midagi, või inimesed lahkuvad koguduses, ma võtan ka seda väga isiklikult, et kas ma pole teinud hästi oma tööd ja nii edasi, ma maadlen sellega siiamaani. Ja ma arvasin, et ma olin tulnud niisuguse peaaegu kuldse reegli juurde, kui sinu ees seisab kõige suurem niisugune otsus, siis sa pead väga aeglasem seda teha. Kui suurem otsus, siis aeglasem tee seda, või kui suurem väljakutse, siis see otsus peab olema, kuni sa langetad, see peab olema ka võetud kõige suurema pika ajaks. Ma ei tea, kas te saite aru, ma ise ei saa, mida ma ise räägin, aga võtke seda siis vaimus vähemalt. Ma esitan teile mõned peatükid, mis on siin kirjutatud. Näiteks ma andsin sama raamatu ühe poisile, kes on Odessast, ja tema sõitis siis Tallinnast Rakveresse, oli seal üks päev, see oli laupäev, ta sai seda kingitus kätte konverentsil, tuli tagasi pühapäeval teenistusele meile Toompeale peale lõunad, ja siis ma olin näinud, et meie kogudus on mõni noor poiss ja uus nägu. Ma tulin tema juurde, ütlesin, tere, kuidas seal on ja kes sa oled? Mina olen siin vahemalt olen siin vanem pastor igaks juhuks. Ja siis ta ütles, ma olin konverentsil. Ma ütlesin, kuule, kas sa said seda kingitust? Ta ütles, jaa. Ma ütlesin, kas sa olid lugenud? Ta ütles, ma lugesin seda juba läbi. Ma ütlesin, kuidas sa seda tegid? See on 1,5 päeva nüüd. Ma sõitsin rongiga, olin lugenud. Ma ütlesin, kas sul jäi midagi meelde sellest raamatust? Ja ta ütles, jaa, jäi. Ma ütlesin, kuidas oli? Ta ütles, väga hea raamat. Ma ütlesin, aga mõni 3 asja. Ja siis ta ütles, mulle meeldis peatükk Ämber peas. Teine, luukerad sinu kapis ja huumor sinu suhetes. Need 3 peatükki nendes 13, mis siin on, ta arvas, et on kõige parimad. Ja ma täitsa usun, et kui see tuleb eesti keeles, paljud Eesti noored ka saavad oma ilmutused, sest siia ma olin pannud sisse oma mõtted, oma ilmutused ja oma arusaamad selleks, et aidata seda otsust teha õieti, kaaluda seda läbi, kas see ikka on Jumalast, kas see inimene ikka on Jumalast. Ma mäletan, kui piiskop Märt Vähi mulle ütles, et ma olin veel mitte abielund, vaba poiss. Ma abielusin 31 aastat, olin vana ja ikka arvas siiamaani, et liiga vara. Ma tegin seda otsus, et ajud oli liiga värsked veel, sest ma ei ole kristliku perest, ma sain päästetud, kui mul oli 24. Ma olin täitsa tänavast, lõpetasin õlumarafonid, ja nii edasi, ma ei hakka sellest pikalt rääkima. Ja ta ütles mulle niimoodi, väga huvitava mõtte, ta ütles, see, kellega sa abielud, see mõjutab sinu kutsumist. Kas see aitab sinu kutsumist edasi viia? Või see pidurdab? Või see varastab? Või see on lihtsalt neutraalse olukorras? Ta räägis seda lühidalt, mina tegin natukene pikemaks, aga mõte ikkagi jäi. Et see, kes on sinu kõrval, kas ta on sulle toeks, kas ta läheb koos sinuga edasi, toetab, julgustab sind. Ma saan aru, et autos peab olema vähemalt 2 pidurit. Aga kui terve auto on ainult pidur, siis see auto ei sõida kuskile, on ju? Keegi saab amen öelda. Okei, raamatus lõpetatud.
kes tahab seda raamatu? Ma mõtlen mitte seda, aga ma mõtlen eestikeelse. Vot 5-7, okei, väga odavalt tuleb välja. Et eesti keeles veel ei ole, vene keeles on olemas. Kui keegi tahaks vene keeles, siis tulge minu juurde. Okei, kui pastor, suure tänud, et sa ikka usud minusse, et sa kutsud mind, mul on väga hea meel, et ma saan siin jagada oma südant ja oma mõtet ja oma armu issanda ja tema sõna vastu. Need ilmutused, mis tema on minuga jaganud. Et üks osa ilmutuses on sama raamatus. Näiteks ennem kui armas aeg, ma hakkan jälle selles raamatus rääkida. Ma tean, et veel on üks raamat, mis on parem kui see, aga see ka ei ole paha. Ennem kui ma kirjutasin seda, tegelikult mul oli muster olemas. Ja siis ma andsin mõne inimestele seda lugeda, et mida te arvate, ja ma andsin noortele. Ja üks noor poiss, kes lõpetas piiblikooli Lätis, meie koguduses, ütles, pastor, mulle väga meeldis, aga ma ütlesin, okei, see esimene osa jätame ära, need komplimendid, hakkame kohe asja juurde. Aga mulle pole piisavalt, vaata, ma pean ju tõlkima seda, kuidas ta ju räägis minuga vene keeles. See minu jaoks ei olnud piisavalt sügavust ja arusaama sees, et miks pärast ma ikkagi pean otsima õnnistus koguduses ja pastori poolt siis, kui ma tulen kiiklusele. Et miks pärast see õnnistus peab olema? Kas ilma õnnistuseta, kas ma ei saa siis oma peret, kuidas on, peret käivitada või luua ja nii edasi. Ja ma ütlesin, väga huvitav. Ja see pani meid veel otsima ja veel sügavamale minna. Ja lõpuks, nii palju kui ma hakkasin kaevama piibli sisse, ma tulin, ma arvan, Püha Vaim viis mind esimese Moosese raamat teise peatüki, kus esimese tegelikult, kus Jumal ütles, ma õnnistan pered. Ma õnnistan, et Jumal õnnistas esimesed pered. Jumal õnnistas Aadamat ja Eevat. Mitte Aadamat ja Geenat, aga Aadamat ja Eevat. Okei, see on tänapäevane. Ja. Aitäh ühe aameni ees, teised naeravad. Nad ei ole veel kindel, kes see Geena on. Ja ikka potsataja, täpselt. Potsataja sõber. Potsataja oli teine poiss. Tegelikult keegi ei tea, kas oli poiss või tüdruk siiamaani. Okei. Lähme edasi. Ja siis, kui 3. peatükis me näeme, et inimesed oli langenud, mõnedel on niisugused silmad, nad ei tea, kas me pean naerma praegu, mis nali praegu oli, kas üldse koguduses saab naerda. Minu meelest saab. Minu meelest üldse huumorimeel tuli Jumalast. Et keegi ütles mulle, tegelikult mitte keegi, mina ise ütlesin seda. Mina sain päästetud, kui mina olin 24, seda ma ütlesin juba. See oli 92. aastal, eelmise sajandikul. Ja siis, kui ma olin umbes päästetud, ma ei tea, 6-7 päeva, olin juba piiblikoolis, nemad tegi niisugused, need kristlased, mina arvasin, et nad on kõik sektandid tegelikult. Ma pärast juba parandasin meelt. Aga alguses ainult sektandid. Ja siis mul läks igavaks juba esimesel nädalal nende keskel mul läks igavaks. Ja siis ma tulin ühe juhi juurde ja küsisin, vabandust, kas saab küsimus? Ja, go ahead, seal midagi tead. Ma ütlesin, kas on midagi piiblis lugeda, et võiks naerda? Ja see, mis? Ma ütlesin, kas ma valesti ütlesin midagi, mis on väga lihtne. Kas ma saaks midagi lugeda piiblis? Seal pildi ei ole, ma juba vaatasin. Muidu selles raamatus pildid on. Okei. Ma ütlesin, kas võiks midagi lugeda, mis oleks huumorimeelne? Ja ta vaatas minu silmi, see juht või liider, kes ta seal oli,
niisugune silmadega ja ma kohe lugesin see jooksev, kuidas see on, jooksev subtiiter. Küll loll sa oled, kus sa üldse tulid, tead, et ma väike tähtedega, tead, ta jooksis niisugune, mis, tead, miks pärast sa niimoodi mõtled minu kohta? Okei, aga las ta olla. Ta ütles, ma ei tea, aga pärast ta tundis nagu, tead, et no juht, vaimulik juht ei saa midagi vastata ja ta ütles mulle niimoodi, aga sa palveta. See oli, tead, no see on kõige kristlikum, tead, vastus. Tead, mine Jumala juurde, miks pärast sa minu käest küsid? Mine Jumala juurde ja las Jumal sulle midagi ilmutab. Ma ütlesin, okei. Ja ma tegin seda. Ma tool ajal veel olin, täitsa usklik. Ma läksin, hakkasin palvetama, ütlesin, Jumal, anna mulle midagi, et ma saaks naerda. Tead, mul läks juba igavaks see asi. Nende keskel täitsa igavaks ja ma loen ka natukene, ma isegi aru, mida ma loen ühel viisil. Ja nad ei ole üldse naljakad, need lood. Ja siis ma niisuguse palvega loen kuni, see pole võtnud palju aega, kuni ma loen Jeesuse sõnad, kus ta ütles, palgis sinu silmas. Mäletate seda? Ja ma nägin pilti, kohe. Teie pastor näeb prohvetliku pildid, mina ka tol ajal nägin. Ja ma nägin pildi, kuidas inimene, tal on palg silmas, palg. Mitte väike mõni väike osa, sa juba karjud, armas aeg, tulge appi, help. Tal on palg. Ja venekeelne sõna ütleb niimoodi, et sa ei tunneta seda. Et sa ei tunneta palki. Et see tunnetus on nii kadunud, et sinu elus ei ole tunnetus selles, mis toimub sinu sees. Ja see pani mind nii, see plahvatas minu sees. Ma naersin nagu hull. Ja pärast nad ütlesid, mõned vaimulikud tulid minu juurde, ütlesid niimoodi. Jumal päästab ja vabastab mõni inimesi, siis nad nutavad või karjuvad. Aga paistab, et sinu suhtes sa lihtsalt naeratad kogu aeg. Siiamaani ta teeb mind vabaks, paistab. Et on midagi Jumalas, mida ta paneb meie sisse. Ja ma täitsa usun, et Jumal räägib igaühega meiega meie keeles. Siis nii, et sina saaks aru. Küsimus ei ole selles, et tema peab sinuga rääkima täpselt nagu Moosesega või Abrahamiga või sinu pastoriga. Ei, ta räägib sinuga sinu arusaava keele, väljenditega ja nii edasi. Et see oleks, ja selle tõttu tegelikult tihti sa ajad sassi, kas see oli minu mõtted või see oli Jumala mõtted. Sellepärast, et ta räägib sinu keeles, sinu nõksidega, ma ei tea, kas on see õige sõna või ei ole. No ma mõtlesin, et sinu murrakudega, midagi taolist. Nüüd, ennem kui me läheme selle juurde, mis Jumal pani mulle südamesse, ma tahan tulla jälle tagasi selle Moosese juurde. Ma olen siin kuulnud ja näinud, et te väga palju räägite, laulate ja palvetasite tuledest. Et tuli puhastab, tuli, seal midagi teeb, puhastab, põletab ja ma hakkasin juba kartma tasapisi, et kuhu ma tulin. Tead, ma isegi radiaatorid natukene keerasin maha, liiga tuline, siin on. Amen. Ma ei tea täpselt, kus te lähete praegu, missuguses vaimse olukorras on kogudus ja nii edasi. Aga ühte boonus ma annan teile. Siis, kui Mooses oli näinud kõrbes, kui ta jooksis seal Egiptuses, oli kõrbes, oli see nüüd tema naise isa lambade juures, tegi seda tööd seal 40 aastat. Üks päev ta läks nende lambadega natukene kaugemale kui muidu. Piibel räägib seda.
See on üks hea point selle asja juures, aga mitte sellest ma tahan rääkida. Aga tulen ikka tagasi. Kui sa tahad midagi suurem kui muidu, minne natukene kaugemale, kui sa käisid enne. Mitte midagi ei toimu, kui sa teed samad asjad, mida sa tegid eile. Selleks, et midagi hakkaks muutuma sinu elu, sa pead tegema midagi rohkem, kui sa tegid enne. Ja andku Jumal sulle tarkus, mis see võiks olla. Ja kui Mooses natukene läks eemale või edasi sellest piiris, kus ta ennem käis lambadega, ta nägi, kuidas üks põõsas põleb. Ja tol ajal see ei olnud suur probleem. See oli liiga kuiv, seal põleb, no las ta põleb ja üks päev, üks hetk ta põleb läbi. Aga tema silmad jäi peal selle põõsa peal, sest ta oli põlenud ja ta ei põles maha. See on see point. Nüüd, ma väga halvasti õppisin koolis. Jumal tänatud. Kui ma oleks liiga tark, ma ei tuleks tema juurde võib-olla. Jumal hoidis piiri peal. Sellele poisile teistmoodi võib-olla ei saagi. Aga peale seda, kui ma tulin Jumala juurde, ma hakkasin rohkem õppima. Nüüd, kui näiteks tavaline puu meie ahjus või fireplace'is seal põleb, siis põleb tegelikult puutükk. Ma ei tea palju füüsikast ja keemiast, aga nii palju, kui ma tean, et ta vabastab energiat. Puu koos tulega vabastab energiat. Ja see point oli see, et tuli, mis põles, too põõsa peal pole põletanud põõsat. See tähendab, et energia oli mitte puust, aga kuskil mujalt. Küsimus nüüd on, kus see siis energia oli? Ja mis on see tuli, mis omab energiat mitte selle maast? See põõsas, see on üks pilt meie elust või teenijatest. Ma olin õppinud kolmes piiblikoolis, 2 pastorikoolis ja nii edasi, Taanis, siin Eestis ja nii edasi. Ja ma olin näinud väga palju head inimesi, kes oli põlenud täis südant issanda jaoks. Nende keskel ja olles nendega oli niisugune tunne, et sa oled viimane patune. Nemad põlevad, nemad tahavad, nemad pressivad läbi. Nendel on niisugused visioonid, igasugused eesmärgid. Kui nad räägivad piiblisalmid ja mina arvasin, et see on väga vaimulik asi, et täitsa vaimulikud inimesed. Ja elu näitas, et mõni aastade pärast need inimesed oli nii kaugele kadunud, et need üldsegi ei ole Jumala riigis. Täna. 92. aastal esimeses piiblikoolis keegi meie poiste keskel piiblikoolis ütles, miks pärast me ei läheks Maardu klubisse ja hakkaks avama ja hakkaks tegema seal noorte teenistused. See on väga hea mõte, lähme. Ja kui me läksime sinna, hakkasime direktoriga läbi rääkimise tegema, kas me saaks ruumi rentida tasuta, sest meil ei ole raha, aga see, mida me teeks, me aitaks noortele, jagaks evangeeliumi ja nii edasi. Ja seal samas ruumis oli pastor Boris Fjodorov. Täna ta on juba taevas. Jutu ajal ma sain aru, et ta on kristlane, sest tema jagas mõni kirjad kohad seal. Ma ütlesin, wow. Ja siis, kui ma sain temaga rohkem tuttavaks, pärast ta toitis mind väikse raamatuga Kenneth Hagini omad. Ja siis ma olin kõik need enam-vähem kõik läbi lugenud, sest nad oli väga peeneked. See raamat ka ei ole paks. Ja ta ütles mulle, amen, ja ta ütles mulle väga huvitava vastus, kui ma küsisin tema käes, miks pärast teie ei lähe tänavate peale? Miks pärast ei kuuluta evangeeliumi? Miks pärast ei päästa noori? Miks pärast ei tee seda tööd, mida tegelikult Jeesus oli läkitanud meid tegema? Ja ta vaatas minu peale ja ütles mulle,
vend, ma näen sind, et sa väga võimsasti põled Jumala jaoks. Ja mulle see meeldis, see paistab nagu niisugune hea kompliment, on ju. Aga peale seda ta ütles, aga vaatame, kus sa oled 10 aasta pärast. Ja missugused siis on sinu jutud. Ja see oli niisugune karastus, ma ei tea, nagu sauna leeli keegi viskas vett nende kuuma kivide peale. Ma ütlesin, mida ta mõtles, miks pärast ta niimoodi räägib. Aga siiamaani läks juba paljud aastad, 34 aastat sellest ajast. Ja ma siiamaani mäletan, küsimus ei ole, kuidas sa põled praegu. Küsimus on ikka selles, kuidas sa hakkad põlema mõni aja pärast. Jumal on A ja O. Ta on eile, täna ja igavesti sama. Ta ei muutu. Meie muutume. Ja see põõsas, mis oli põlenud, põles mitte selle energia peal, mis võiks anda talle need kuivad oksad põõsa peal. See tähendab, et Jumal ise põles. Ja tihti, kui meie tuleme Jumala juurde ja tahame midagi teha lihas, see on üks niisugune hingeline ja lihalik teenimine Jumalat. Kuni sa põled läbi, sest sul enam ei ole jõudu, sul ei ole enam tahtmist, sest energia on lahkunud sinust. Ja pärast sa tunned apaatiat, sa tunned, et sa oled depressioonis, keegi räägib sulle Jumala sõnad ja sa oled mitte midagi uut. See enam ei puuduta sind. See on nagu võõras. Mitte ainult võõras, sa võid isegi olla olukorras, kui sa hakkad vihkama seda, mis te ronite minu hinge sisse. Mida sa mulle määrid oma Jumala sõna? See, mis hiljuti oli nii armas sulle, sa olid peaaegu seal, ma ei tea, elanud, hüpanud seal linna vee sisse, elasid seal nagu kala oma vees, nüüd sa vihkad seda. Sa ei vihka Jumalat, sa ikka, Jumal ikka on olemas ja see on täitsa okei. Aga tahtmis midagi teha, kuskile liikuda, Jumalat otsida, on kadunud täitsa. Mis teeb Jumal? Armas aeg. Minu põõsad, ma olen nii kõvasti juurde võtnud, põõsad on nii suured, mikrofon kogu aeg kratsib. Minu naine praegu naeraks. Ei, tegelikult ei naeraks, ta ütleks, see on tõde. See on väike boonus, et on üks tuli, mis ei põleta sind kui inimest sinu peal. Aga sa jätkad põlema tema jaoks. Ja sa füüsiliselt ja hingeliselt sa ei põle läbi. Sa jätkad põlema tema energiaga, tema võidmisega, tema tulega, tema püha vaimu tulega. Amen. Okei. See oli hästi. See oli mi noodivt. Ma olin käinud seal selles eile just armas aeg, need kõik eesti sõnad. Laulasmaal ma käisin, vot. Ja seal ma käisin selle keskuses. See oli väga huvitav läbi elama. Mul on niisugune tunne, et keegi puudutas minu hinge need keeled ja see oli väga huvitav. Kui sa polegi seal käinud, kindlasti mine. Saad väga huvitava kogemust. Nüüd, Luuka evangeelium 5. peatükk. Ma tahan rääkida ja jagada mõned mõtted veel juurde sellele, mis ma olin juba öelnud. Tegelikult võiks juba lõpetada, siin oli juba palju. Sügavuse saladustes. See on see peatüki, ma ei tea, see on see jutluse nimi võib-olla. Luuka evangeelium 5. peatükk. Jeesus seisab
järve juures ja tema nägi 2 paadi. Ja üks nendes oli Siimoni oma. Ta läks selles paadis pisut eemale ja õpetas rahvast. 4. salm räägib niimoodi, et siis, kui ta lõpetas õpetama, ta ütles Siimonile, kuule, mine sügavusse ja veel üks kord viska oma võrgud selleks, et püüda kala. Ja Siimon talle vastas, õpetaja, meie töötasime terve öö ja mitte midagi pole püüdnud. Aga, ütle aga. Igal pool, kus sa piiblis näed, aga peale seda on väga huvitavad mõtted. Aga sinu sõna peale mina viskan võrgud. Vaata, Jumala sõna meie elus peab olema rohkem ja sügavam ja suurem kui meie kogemus. Meie kogemus ja meie kogemus, mis on tegelikult ka ei ole paha, see on tore, kui inimestel on kogemused. Ja oma kogemuste tõttu mina võiks öelda, kuule, see asi ei tööta. Mina olen kalamees, minu isa oli kalamees, minu vanaisa, vanaisa ja üldse me oleme profid selle asjas. Me oleme püüdnud seda kala siin ööd ja päevi. Kala ei ole. Kala atmosfääri, ma ei tea, kuidas see on, rõhku. Atmosfääri rõhk läks nii madalaks, et kala läks magama. See on füüsika. Mina nii palju, kui mina tunnen sind, sa oled puusepp. Sinu business on kirstud, kapid, taburetid, lauad, aga kindlasti mitte kala, on ju? On, aitäh, ühe õnne eest. Ja siis, huvitav, kuidas Peetrus tunnetab midagi, et see mees, kes praegu siin jutlustas nii palju ja räägis üldiselt täitsa huvitavad mõtted, ütles, sinu sõna peale ma teen seda. Ta ütles oma arvamuse ära, ta pole saanud seda, ta ei olnud nii diplomaatiline kui mõned eestlased. Ta kohe ütles, paistab, et on ka mõni venelane, et kohe ütleb, pärast mõtleb. Kuigi eestlased ka mõned on niisugused. Aga ta ütles seda välja, pärast ta ütleb, kuule, aga sinu sõna peale ma teen seda. Meie elus peab olema hetked, kus me esiteks kuuleme, mida ta ütleb meile. Et võtta aeg selleks, et kuulata. Aga sellest, mis ma tahan rääkida sügavusest. Ma ei tea, kuidas Eesti koguduses üldse on ja kas see on Eesti pära niisugune, et mõned inimesed otsivad sügavust. On teie keskel ka on need, kes otsivad sügavust? On? Okei, nüüd te saate pihta. Kuid nemad tulevad minu juurde, vidu koguduses, ja siis nemad ütlevad mulle pretensiooni. Nad ütlevad, pastor, tahaks kuulda mõni sügavus. Tead, niisugune Jumala sõna, kus oleks niisugune sügavus. Ma ütlesin, mis sa ütlesid? Ütle veel üks kord. No, mis selle probleemi selles ei ole, see on ju mõni Jumala tarkus, tead, niisugune tarkus, mida ma veel pole kuulnud mitte kuskilt. Mina ju tulen koguda sellesse tarkust saada. Mina kuulen jälle samad sõnad, sama piima, sama need puuviljad, on see, jah, Rooma kirjas ta ütleb, mõned söövad puuviljad, mõned söövad liha. Kas veganid on siin keegi? Et keegi solvaks? Okei. Aga ära solvage. Piiblis on teie eest ka kirjutatud natukene. Ja siis, tahaks midagi sügavust. Niisugust, tead, et anna niisugune ilmutus, et tead, oi, see oli hea. See oli nagu
Vene vodka kohe, tead, kohe lööb, tead, silmad välja. Ma ütlesin, kuule, mida sa arvad sellega, mis see sügavus siis on? Siiamaani mõned kristlased arvavad, et see sügavus, milles Jeesus räägis, oli üks sügavus, mis on seotud mõni suure tarkusega piiblis, et tooge mulle mõned pildid, mis lähevad Vana Testamendis, Uue Testamendis kokku ja plahvatavad ja teevad midagi minu sees niisugust, et ma ütleks, vau, see oli hea jutlus. See oli niisugune jutlus, ma kohe tundsin, et see oli midagi uut, see oli midagi head, see oli midagi niisugust, et järgmine kord ka veel tulen. Kunagi minu isa ütles, kuule poiss, pükste peal on rihm sinu tagumiku vastu. No siis, kui ma midagi tegin valesti. Ja tihti ma ka, ükskord ma isegi nägin niisugune pildi, kui üks naine tuli, hakkas minuga rääkima, ma näen, kuidas mina võtsin rihma välja. Ilmutus oli. Rihma välja ja andsin talle, tead, nii. Ja ma talle ütlesin seda. Ma olin nii julge, et ütlesin, ta oli vanem kui mina. Mul seda tunne, et ma annaks sulle kohe rihma vastu pehme kohta. Et tihti me oleme niisugused oinased. Ei, no mitte teie, aga no meie. Et me otsime seda, mida tegelikult me üldsegi, meil ei ole arusaamist, meil ei ole ilmutus, millest ja missugusest sügavusest Jeesus üldse räägib. Ja mis see siis on kristlik sügavus? Et see on mõni tarkus, et see on mõni niisugune ilmutus, seal, kus Mooses midagi tegi, tead, või Gedeon midagi tegi, või Abraham, või Iisak, või veel seal need suured mehed, kus need inglid tulevad. Mulle meeldis üks kord, ma tulin pastor Märt Vähi juurde ja küsin, kuule Märt, miks pärast sa mitte kunagi ma pole kuulnud, et sina kõneleks ilmutuse raamatust? See on tuleviku asjad. Et miks pärast sa selles ei kõnele? Sa tihti kõneled midagi muud, aga mitte sealt. Ta ütles, kuule, väga hea küsimus. Ma ei kõnele tulevikus, sest nii palju inimesi veel ei tea, mis juhtus minevikus. Ma ütlesin, väga huvitav. Ja ma arvasin ka, milleks ma siis lobisen tulevikust, kui tõesti inimesed veel ei saa aru oma minevikust. Sest arusaadav, me ei ela minevikus. Te teate, miks pärast armastus rohkem kui usk ja lootus? Mäletate, Paulus ütleb, et aga need 3, Korinflaste kirjas ta kirjutab seda kirja, ütleb, aga need 3 jäävad. Usk, lootus ja armastus. Ja pärast ütleb, aga armastus nende keskel on suurem. Aga miks pärast ta on suurem? Okei, ma ei hakka teid piinama. Usk me vajame tänase päevaks, et elada täna, just nüüd. Lootus on see, mida tuleb homme, mida me ei näe, aga armastus oli, on ja jääb igavesti. Selle tõttu armastus on suurem. See on lihtne, kui sa saad ilmutus sellest, mis tegelikult see tavasõna tähendab. Tagasi sügavusse juurde. Johannese kirjas me loeme, kuidas Johannes kirjutab ühe loo, kuidas Jeesus oma jüngritega läks Samaaria linna. Ja seal nad kohtasid naisega, kes oli kaevu juures ja nii edasi. Poisid läksid ostma midagi toitu, ma ei tea, kas Selverisse või Maximas, aga kuskil nad ikkagi läksid. Ja selle ajal ta rääkis selle naisega. Ja kui nad tuli tagasi, nad oli toonud seal mõned võileivad, ma ei tea, midagi juua. Ja siis nad ütlesid, õpetaja, siin see on, davai, teeme väike šašlik. Ja ta ütleb, ma olin juba söönud. Ja siis nad ütlevad, kuule,
kes siis sulle tõi seda, milleks sa meid siis paned jooksma linna sisse, otsima toitu, ostma, tuua seda siia, kui sa olid juba söönud seda. Ja ütles, mul on toit, millest te ei saagi aru. See paneb juba mõtlema, mis toit, mis ei pane, mida te ei tea. Ta ütleb, mul on toit, mida te ei tea. Ja kui me vaatame, mis Jeesus tegi ennem seda, ta oli rääkinud naisega, ta oli talle profeteerinud, ta oli rääkinud talle minevikust ja olevikust. Armastus oli puutunud naist ja Jeesus andis talle usku ja lootust. Ja selle sees, kõik selle sees, mis ongi Jeesus, me näeme, kuidas Jeesus ütleb, see ongi minu toit. Minevik, olevik ja tulevik. Ja ma puudutasin hinge ja hing oli muutunud. Ta läks oma linna, ta oli esimene evangelist oma linnas. Kus pärast inimesed tulid välja, sest ta ütles, minge ise vaadake seda. Ma olin kohtunud mehega, kes paistab olevat, on Messaia. Me kõik ootame teda. Ja siis mõni päeva pärast üks nendes inimestes selles linnas ütles väga huvitavad sõna. Ta ütles, nüüd me usume mitte sinu sõna peale, aga selle tõttu, et me ise tema käes olime saanud. Meie teenistus, mitte ainult pastorid, diaakonid, töötegijad, aga iga kristlane, kes usub Jumalat, meie teenistus ongi leppima inimesi tagasi Jumala juurde. Leppima oma loojaga, kes tegelikult tahab olla sinu isa. Paljud mõtlevad, et Jumal on olemas. Paljud mõtlevad, et Jumal on looja, aga väga vähe, kes ütleks, et ta on minu taevane isa. Mitte kunagi sa ei saa kellelegi öelda, et sa oled minu isa, kui ta pole sind sünnitanud. On ju? Sa võid ainult öelda, et see on minu isa, kui ta sind sünnitas. Samamoodi meie ütleme nüüd Jumalale, et sa oled minu taevane isa selle tõttu, et sa sünnitasid mind. Vaimus, minu vaim on sünnitatud sinu poolt. Nüüd püha vaim elab minu sees. Ma olen teine inimene. Ma ei samasta ennast enam selle inimesega, kes oli lootusetu, uskumatu ja ilma Jumala armastust. Nüüd kõik need kolm, kus armastus on suurem, puudutasid mind ja nüüd nad elavad minu sees. Sest ma ise olin palunud, Jumal, tule minu elu sisse. Kus see siis sügavus on? Jeesus vihjab, et see ongi see sügavus ja see on, ta seob sügavust toiduga. Mul on teine toit, mida te ei saa aru ja sellest toidust me näeme, kuidas Johannese evangeeliumis viimane peatükk, kui lootus oli kadunud, kui usk oli nõrgeks läinud, Peetrus ütleb, ma ei tea, kuidas teie, mina lähen püüdma kala. Ja teised läksid tema järgi. Ja kui Jeesus ilmub kalda peal, ta karjub nendele, lapsed! Ei, mitte pühapäeva lapsed koolis, aga ta karjub inimestele, kes on 40 pluss, 50 pluss, 60 pluss. Ja ta nimetab neid lapseks. Kujutad ette, inimene on juba habega rohkem kui minul. Ja keegi sulle ütleb, laps! Jeesusele oli enam ka vähem, seal 33 aastat. Et see arusaamine või see point on selles, kui sina ei täida Jumala tahtmis, sa oled ikka laps. Johannes oma kirjas kirjutab väga ilusti, ta ütleb, teile lapsed on andeks antud patud. Teie teismilised, te hakkate tundma isad. Teile noored on antud võit,
kurjade vaimude üle, sellepärast, et Jumala sõna elab teie sees. Ja pärast ta ütleb isadele ka, isad, teie olite saanud aru sellest, kes on igavene. Halleluuja. Missugusest siis saladusest ja missugusest sügavusest räägib Jeesus? Ta räägib selles, et see sügavus on sügavus, nii palju kui mina sain aru, ma arvan, et natukene mulle Jumal ka avab midagi. Ma sain aru, et sügavus ei ole mõni suurim tarkus Jumala sõnast või mõned sügavad ilmutused, millega inimesed nagu võitlevad või omavahel rääkides neid. See on üks töö ja tegevus tema põllude peal. Punt. Kõik. Kui sa juba said aru, et Jumal kutsub sind mitte ainult pingi peal istuda pühapäeviti, aga midagi rohkem teha Jumala riigis. Sest Jumala riik ei piirdu meie koguduse seinadega. Niisugused ilmutused nagu Jumala riik väljaspool koguduse seini mulle väga meeldivad. See hakkab pihta kuskil siin südames, meie Jerusalemmas, pärast Juudimaal, Samaarias kuni maailma lõpuni. Apostlite teod 1.8. Selleks me oleme võtnud vastu püha vaimu, et saada vägi, et olla tema tunnistajad. See sügavus on seal, kus sa said aru, mida ma pean tegema Jumala riigis. Selleks on erinevad testid, võib ennast katsuda läbi, proovida ennast ülistuses, ma ei tea, koristuses, tehnikus, laulmisest, jutlustamises, palvetamises, nii palju, kui sa suudad, et treenida ennast siin oma vahel. See, et sa paned siin midagi mööda, me anname sulle andeks. Tegelikult me peame andeks andma. Selleks, et üks päev minna välja ja hakata teenima neid, kes on seal. Sellepärast Jeesus tuli mitte ainult, et päästa juuti. Ta ütles, minu teenistus on, et mina peaks tooma ka teised lambad väljaspoolt seda karja. Küsimus on selles, kui lai on sinu süda, sinu arusaamine sügavusest. Mitte sellest, kui palju sa tead piibli, kui palju sa oled midagi õppinud. Gnosis on juba nii palju, meie kristlikkond on nii suur, niisugused suured pead inimestel ja niisugused väiksed käed ja väiksed jalad. Kriimsilm hunt naeraks juba. Keegi pani mind juba, lülitas mind välja. Halleluuja. Aga ma karjun